Noorte Piiblia missionikursus alustas tegevust 2011. aasta sügisel koostöös ELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse, Usuteadusinstituudi ja ELK Missioonikeskusega. Nende aastate jooksul on kursuselt läbi käinud juba 100 noort. Kursus kestab iga kuu 1 nädalavahetuse septembrist kuni maini. Kursusele on oodatud 18–30-aastased kristlased, kes soovivad õppida paremini tundma Jumalat ja Piiblit ning avastada oma kutsumust Jumalariigi töös. Kursuse aasta jooksul räägitakse Piiblist, Jumalast, Jeesusest ja Pühast Vaimust. Lisaks praktilise koguduse tööga seotud teemadest nagu missioon, hingehoid, juhtimine, mentorlus, diakoonia, jutlustamine ja usuelu hoidmine. Õpetatakse ka sakramentidest, kiriku aastast ja jumalateenistusest. Lektoriteks on teolooge, pastoreid ja evangeliste Eestist ja välismaalt. Omandatud teadmisi õpitakse ellu rakendama praktikal, mida iga õpilane teeb eelistatult oma koguduses. Noorte Piiblia missioonikursuse visiooniks on tugevdada noorte kristlaste identiteeti ja Piibli tundmist. Ja eesmärgi me oleme sõnastanud selliselt. Me koolitame ligimest teenivaid Jeesuse jüngreid, kes tunnevad Jumalat ja tutvustavad teda ka teistele seal, kus nad parasjagu on. Paljud nendest, kes tulevad piiblikursusele, veel otsivad oma kohta koguduses ja seda, kuidas nad saaksid teenida. Ja olen ka näinud, kuidas see soov ja igatsus leida oma teenimiskoht ka kasvab ja tugevneb siin kursuse jooksul. Kevadisel praktika ajal ka saadakse see kogemus praktilisest töö tegemisest koguduses ja paljuski see koha leidmine sõltub ka koguduse vaimulikust ja koguduse vajadustest. Meie kogemus on see, et teenides praktilist tööd tehes koguduses, siis vaimulik kasv toimub palju kiiremini kui lihtsalt osaledes. Minu ootused piiblikooli tulles oli see, et ma leiaksin enda kutsumuse Jumalariigi töös ja et ma saaksin usus kasvada rohkem. Kõige rohkem meeldib mulle see toetav keskkond, mis siin on, et saab olla mõnusalt palves koos eakaaslastega. See on nii hea aeg tulla kord kuus nädalavahetusel kokku siia. Mulle väga meeldivad õhtupalvused, sest see on väga hea viis ja võimalus, kuidas Jumalale lähemale saada. Minu jaoks kõige muutuvam nädalavahetus oli siis, kui oli Soomest külaline Jukka. Ja ma õppisin, et vaimuannid on tegelikult koguduse töös ja iga inimese elus, kristlase elus väga olulised. Piiblikooli praktika raames mina käin ja teen Jaani noortega siis erinevaid noorteõhtuid. Ma saan praktikas aidata oma kogudust tänu sellele, et ma viin läbi pühapäeva koolitunde, et ma saan oma teadmisi anda edasi endast noorematele. Ma arvan, et kõige paremini saan oma kogudust aidata sellega, et ma pühendun oma kogudusele. Jaanuarikuus külastas meid Urmas Viilma ja eriliselt käi tema seminaris kõlava mõtte, me ei pea muretsema asjade pärast, mida me muuta ei saa ja see on mind väga julgustanud. Minu arvates noorte Piiblia missionikursus on väga oluline ettevõtmine meie Eesti evangeelses luterlikus kirikus ja minu meelest on selle kursuse jooksul ja nende aastate jooksul suudetud aktiviseerida noori just nimelt seda osa koguduse noortest, kes oleks valmis mingisugust vastutust võtma, ülesandeid võtma, juhtima ise noortetööd või ükskõik mis valdkondi. Ma olen võinud nende aastate jooksul märgata, et see töö on kandnud vilja. Nii et mina ise tahaks väga julgustada erinevate koguduste
siis juhte ja vaimulikke saatma oma noori ka edaspidi nendele kursustele osalema ja me oleme tõepoolest sellelt kursuselt kasu saanud ka otseselt, sest et üks selle kursuse läbinutest on saanud meie koguduse siis noortetöö juhiks ja see on meile olnud kogudusele suur õnnistus viimased paar aastat. Sügisestel piiblikooli vilistlaste kokkutulekutel on võimalik kuulda kinnitavaid lugusid sellest, mida Jumal Eestimaal teeb oma jüngrite kaudu. Läbi piiblikursuse on tekkinud noorte kristlaste võrgustik, mis on suureks toeks noortele endale ning evangeeliumi levitamisele meie maal.